Tere päevast Postimehe otsestuudiost. Postimehe saates on täna külas uus Eesti suursaadik USAs, Hannes Hanso. Tere, Hannes! Tere ja rõõm taas kord siin Postimehe TV-s olla. 4 aastat tagasi umbes kohtusime ka samas kohas. No siis sa olid teel Hiina. Kõik õige. Kas volikirjad USAs on üle antud? Volikirjade üleandmise kuupäevi otsime. See võib juhtuda juba võrdlemisi lähiajal, aga kuupäev ei ole veel kinnitatud. On riike, kus asi toimub erinevalt. Et Hiinas, kuna oli COVID, võttis mul ikkagi aega mitmeid kuid, võib-olla üle poole aasta, et volikirjade üleandmiseni jõuda, sest Hiina riigipea Xi Jinping lihtsalt ei võtnud vastu suursaadikuid ja volikirjadega suursaadikuid. Ameerika Ühendriikides nõuab tööülesannet täitma alustamine siiski volikirjade üleandmist, nii et otsime kuupäevi. Aga saatkonnas oled sa ennast juba sisse seadnud, sa oled vähemalt käinud seal? Ja aprillis käisin, ütleme, nädala, et ennast selle uue ametikohaga ja nende teemadega tuttavaks teha. Ja ka väga palju kohtumisi oli, Pentagon ja riigi departement või siis välisministeerium, esindajate koda ja kõik sellised asjad. Mitmed suursaadikutest kolleegid, kellega õnnestus kohtuda. Sest väga paljud on läinud tegelikult ka Pekingist Washingtoni lähetatud. Ja siis nüüd mõned päevad tagasi või nädalkond aega tagasi käisime ka osaga perest, et lendasimegi siis Pekingist otse Washingtoni ja pärast edasi siis Saaremaal. Kuidas selle kõigega seondub sinu enda jaoks nüüd see, et sinu nimi on välja käidud ka presidendivalimistel, mis praegu on meil üsna sellises segases faasis, aga kuidas see ise sulle endale tundub, et kui tõsiselt võetav, võimalik, pakutud kellegi poolt vähemalt presidendi amet sul on? No kõigepealt meil oli plaanis perega paar nädalat augustis tegelikult stepsel seinast võtta ja koos olla ja puhata. Sellega läks nüüd küll nii, et kui korra sellesse rattasse sattunud oled, siis ühesõnaga väga palju on meedia huvi ja telefon heliseb ka pidevalt igasuguseid kohtumisi, kõik mis selle võimaliku kandidatuuriga seonduvad. Eks ma selle džinni ju mingit pidi ikkagi ise pudelist välja lasin, et süüdistada ei ole kedagi teist peale iseenda. Mitte ma oma nimega oleks välja tulnud, aga hea kolleeg, endine kunagine ja saatejuht Arp Müller lihtsalt otse-eetris minu käest seda küsis, et kas ma oleksin valmis, kui. No, mina lihtsa inimesena Orissaare tagant metsast, kui küsitakse otse, siis ütlen ka otse, et jah, oleksin küll valmis, kui minu isiku taha võiks tekkida vastav konsensus ja need kompetentsid, mis on elu jooksul kujunenud, oleksid Eesti Vabariigile selles rollis vajanikud. Ehk siis presidendi rollis, et karakterilt ma ei ole selline, kes püssi põõsasse viskab või väljakutsetele ei julge vastu vaadata. Et see on huvitav protsess, ma olen selle lühikese ajaga väga palju tegelikult õppinud ja kindlasti õpin veel omajagu. Mõistagi, ma võtan seda uudishimuga, aga ka tõsiselt, kui see peaks viima tõesti selleni, et USA saadiku asemel tuleb hakata asuda ametisse vabariigi presidendina, siis ütlen veel kord, jah, mina olen selleks valmis. Muide, mitmed kandidaadid, kelle nimed on välja käinud, on ka öelnud, et ja muide ka kusagil 6 aega tagasi siinsamas stuudios Kersti Kaljulaid ütles, et kui sinu riik sind vajab, siis sa ei ütle ei. Et tema lähtus omal ajal ka täpselt samasugusest põhimõttest. No ausalt, see oli ka see, mida mina ütlesin, et see on tegelikult ju ülim vastutus, aga ka au teenida oma riiki ja kes olen mina, et öelda ei. Minu käest küsiti ju luba juulis, et kas minu nime võiks võimaliku kandidaadina välja käia ka avalikkuse ees ja eks ta seda pidi minema hakkas, ütlesin, me olime Austraalias parasjagu poistega Uhutuuri jalgratta matkal. Austraalia on sellepärast, või Austraalia kõnnumaa, ütleme, outback, nagu seda seal nimetatakse, on sellepärast huvitav koht, et ega see levi väga ei ole. Et levisse saad iga paari päeva tagant. Siis kui minu käest seda luba küsiti, aga hea, ma mõtlen natuke, siis
paar päeva sain tühermaad vändates mõelda selle peale ja jõudsin järgmine kord Levises ja ütlesin, et okei, et käige see nimi ka välja. Et lõpuks vabariik vajab ju arutelu, vabariik vajab debatti, vabariik vajab erinevaid kandidaate ja peab olema inimestel ka julgust siis see välja öelda. Nii et nii see läks. Kui läheks tõsisemaks kandideerimiseks, kuidas sa praegu ise näed, kellega sa kohtunud oled või kes on pigem need poliitilised jõud, kellele sina sobiksid presidendikandidaadiks? Eks poliitilised jõud ikka ju kujundavad oma seisukohad ise. Ma olen ju avaliku elu tegelane ühte või teistpidi olnud vähemalt 2000-ndate algusest. Et inimesed on mind näinud küll teles, küll kuulanud raadios, siin samas Kuku raadio eetris ju dekaadi jagu Vikerraadios, ma olen töötanud Vaba Euroopas kunagi korrespondendina, eks, Londonis. Et selles mõttes mind ju inimesed teavad ka minu pere staatust, eks, et päris suur pere teavad ka minu karjääri erinevates poliitilistes ametites või riigi ametites. Et ma arvan, kellelegi meie poliitilisest eliidist ei tulema mingi üllatus inimesena, et kellest varem keegi midagi kuulnud ei ole. Sotside juhi Läänemetsaga olen suhelnud arvamusfestivalil Paides, põrkasin kokku Reinsaluga, kes ütles, et tema poole on väga paljud pöördunud, öeldes, et nad toetaksid minu kandidatuuri, tema sõnad. Siis olen rääkinud mitmete erakondade, aga Eesti 200 juhiga, Kristiina Kallasega põgusalt, mitmete erakondade aseesimeestega, fraktsioonijuhtidega, et neid vestlusi on olnud päris mitmeid ja need kogu aeg tuleb neid ka järjest juurde, ma pean muidugi ütlema, et ka täna õhtul arutame neid teemasid edasi. No sa peaksid tegelikult õige pea minemagi päriselt USA-sse. Et kuidas sa kujutad ette, et kui tõesti siin läheb tõsisemaks kandideerimiseks, toimuvad ka mingisugused debatid, võib-olla, tähendab see sinu tagasitulemist või oled sa üldse enda jaoks selle välja mõelnud, et kuidas see stsenaarium peaks siis käituma? Ausalt, see on selline protsess, et üks päev korraga, eks. Et minu käest on küsitud, olen ausalt vastanud. Kutsutakse saatesse, käin, räägin ära, praegu on mul puhkus. Eks ma olen lihtsalt Eestis selle pärast, et meil on puhkus. Ja vastab tõele, järgmisel nädalal lähen tagasi Ühendriikidesse, et alustada siis tööd saadikuna. Küll aga juba tööülesanded, välisministeeriumi tööülesanded kutsuvad mind peatselt tagasi Eestisse, et ma olen võib-olla ainult 5 päeva Ühendriikides koha peal ja pean tulema vabariiki tagasi. Et tegeleme sellega samm-sammult, et eks lennupileteid saab ka muuta ja plaane ümber korraldada, kui see peaks nii minema. Aga kas ta nii läheb või mitte, mina ei tea. Ja on tulnud juurde veel uusi kandidaate, eks, et see on ju väga hea ja tervitatav. Et tähtis on, et Eesti Vabariik saaks endale parima presidendi. Kui ma saan selleks midagi teha, siis ma olen selleks valmis. Paljud inimesed ütlevad, et see presidendi kampaania või kogu see eelne periood, mitte kampaania on võib-olla täiesti vale sõna, vaid see, kuidas me praegu presidenti otsime, et see on natuke üle võlli ja et midagi nii hullu pole kunagi juhtunud. Kuidas sulle tundub? Aga ma olen rahuliku närvikavaga inimene. Et üle dramatiseerida seda ka ei ole mõtet. Aga ma ei ole kunagi varem selles nii-öelda trallis sees olnud. Ja nüüd, kui ma olen mingit pidi, eks, siis ma saan aru küll, et ega meil selle asjaga korras siin Eestis ei ole. Ja kuidas Eesti leiab endale presidendi. Kõiki demokraatia indekseid vaadates, eks, siis Eesti on maailmas väga kõrgel kohal. Läbipaistvus, demokraatlik protsess, kõik see, et vaba riik, pressivabadused, kõik meil on ju suurepärases korras. Ja siis järsku on üks selline asi, et otsitakse riigipead ja siis käib üks igavene peituse mäng. Tahan, ei taha, võib-olla tahan. Ja seda otsustab niivõrd väike ring tegelikult inimesi. Tihti tehakse neid, vähemalt varem on tehtud neid kokkuleppeid hoopiski avalikkuse tähelepanu eest täiesti varjus olles, eks. Et ega ta väga hea, kuidas see asi meil käib, ei ole. Praegu on reeglid sellised, et ka see president valitakse samade reeglite järgi. See tegelikult peaks nii olema ausalt. Ma arvan, et sellisele riigile 21. sajandi demokraatiale nagu Eesti on see päris kohane ei ole. No võt, siin on üks aspekt veel, mille puhul toovad isegi politoloogid välja, et alati on kandidaadile miinus see, kui teda saab siduda mingisuguse erakonnaga. No sul on ka erakondlik taust kunagi on olnud olemas. Teisalt tõstatab küsimuse,
või tõstatub küsimus, on see üldse aus, et poliitikud välja lükata sellest protsessist, et praegu, kui vaadata, keda me siin piirkonnas imetleme, Stuubi näiteks, aga Stuubil on ju väga kõva erakondlik taust. Eks see sõltub kokkuleppest või ühiskondlikust ootusest, et ka meil on ju olnud poliitilisi presidente varem, minu meelest mõned neist on nagu silmatorkavalt hästi oma ametiülesannetega hakkama saanud, aga ma arvan, siin tuleb lihtsalt vaadata ka seda, et konteksti, et meid ootavad varsti ees Riigikogu valimised. Eks igaüks tahab sealt äkki natuke enda peale tõmmata, ma arvan, ja siin tuleb ka see presidendi roll või kandidaadi mingit pidi mängu, eks. Et diskrediteerida kedagi, enda positsiooni parandada ja nii edasi. Kas see lõpeb siis parima võimaliku kandidaadi saamisega presidendiks või mitte, et ma ei tea. Mõistagi, olen olnud erakonna liige, olen olnud ka valitsuse liige, olen olnud Riigikogu liige. Et ma arvan, kõik need kompetentsid, mida ma olen saanud, ma ei tea, ja teadmised taustsüsteemi kaitseministrina või väliskomisjoni esimehena või riigikaitsekomisjoni esimehena või Europarlamendi isegi lühidalt olin liige, eks, ja kõikides sellistes ametites, et kust ma need mujalt oleksin siis pidanud saama. Öeldakse, et esimesest päevast peale peaks riigipea suutma rahvusvahelistes küsimustes kaasa rääkida. Ma tean, et ma suudan, aga sellepärast, et ma olen olnud kunagi poliitikas. Meenutan ka kõigile, et vähemalt 7 aastat, või ma ei ole seda kuupäeva vaadanud, eks, ei ole ma enam ühegi erakonna liige. Ma ise olen Saaremaal, öeldakse, et 7 aastat pead elama Saaremaal, siis võid hakata ennast kutsuma saarlaseks. Et ma ei tea, kui palju ma poliitikast veel eemal olema, et saaks öelda, et ma ei ole poliitiline. Aga mõni kasutab seda lihtsalt ära ja sellest ei saa üle ega ümber. Olen olnud poliitikas ja erakonna liige. Räägime sellest tööst, mis on tegelikult päris reaalne. Eesti suursaadik USA-s. Ma olen aru saanud, et suursaadiku ametit pidades on see ülim tipp, kuhu sa võid jõuda, kui sind määratakse suursaadikuks USA-s. On see nii? Ja Ameerika Ühendriigid meie jaoks riigina ja ma arvan, suurema osa riikide jaoks maailmas on kahtlemata kõige olulisem riik, eks maailma suurim majandus, maailma suurim sõjaline jõud, maailma suurim poliitiline siis määratleja, kui seda nii võib öelda. Et kindlasti on ta ka Eesti Vabariigi jaoks ju üks kõige olulisemaid, kui mitte kõige olulisemaid saadikukohti ja saatkondi. Kahepoolsetest kindlasti. Meil on ülioluline ju meie saatkond, esindus NATO juures, Euroopa Liidu juures, aga need on multilateraalsed. Kahepoolsetest rääkides. Jah, üks vana hea kolleeg Pekingist tõi paralleeli, et tegu on just kui diplomaatia maailma Mount Everestiga. Et nii võib öelda küll. Kui keerulisem või kui palju keerulisem on praegu olla nii suursaadikul seal, kui palju keerulised on ka meie suhted seoses sellega, et USA administratsioon, praegune administratsioon on just seesugune, nagu ta on, kellega ei ole lihtne suhelda, samal ajal kui sa tead, et neid suhteid katkestada ei saa, need peavad olema, need peavad väga tugevalt olema, see on meie huvides. See vana maailm, milles me tahaksime elada, ei tule nagunii enam tagasi, et lepime sellega. Järelikult looduses jäävad ikkagi lõpuks ellu need, kes suudavad kohaneda. Ja ka meie peame kohanema, et meie ei vali teistele riikidele riigipäid. Ehkki väga paljud tahaksid, ma arvan, üle terve planeedi Ameerika Ühendriikide presidenti valida. Inimestel on selles osas tunded, mis on mõistetav, aga saadikuna, diplomaadina, saatkonnana, diplomaatidena, me peame lihtsalt andma endast ikkagi parima, et jah, nendes keerulistes olukordades navigeerida välja parima võimaliku tulemuse nii Eesti Vabariigi jaoks, aga ka NATO jaoks, aga ka Euroopa Liidu jaoks, et kindlasti see ei ole kerge koht, kindlasti see ei ole mingi mugavuskoht ja ma ütleks ka, et vabariigi ootused on väga kõrged. Et sealt tuleb asju koju tuua, anda endast parim, et otsustusprotsessid seal lõpeksid meile vähemalt aktsepteeritavate või kui mitte soodsate otsustena, et see tuleb väga pingeline ja keeruline periood, mingit kahtlust ei ole. Aga üldiselt ma olen tähele pannud elus, et kui ma ujun, siis ma ujun välja, nii et ma loodan, et ka seekord läheb nii, aga kerge see ei saa kindlasti olema. Kui palju häid nõuandeid jättis sulle endine suursaadik Kristjan Prikk?
Me oleme ju vanad tuttavad ja kui ma aprillis käisin Washingtonis nii-öelda eelluuret tegemas, siis me ju väga pikalt ja põhjalikult rääkisime. Varsti toimub üks kohtumine Eestis, kus me kindlasti jälle saame kokku. Aga saatkond, ma pean ütlema muidugi, on väga tugev seal on ülimotiveeritud, kompetentsed inimesed, kes teevad Ameerika Ühendriikidest kõike. Et selles mõttes see meie meeskond, naiskond seal Washingtonis koha peal on erakordne, et ma arvan, kõiki neid asju, mida mina veel ei tea ja ei saagi teada, eks seal inimesed teavad, nii et tähtis on lihtsalt koostöö. See, kus sa tuled suursaadikuna, ei ole üldse ka kerge koht. Sa tuled Hiinast. Kuidas sa praegu tagasi vaadates seda Hiina perioodi hindad? Hea aeg oli, kasulik aeg oli. Ega kui ma 4 aastat tagasi oli veel ju täitsa COVID ka, eks, et see 2022. aasta september, kui me perega lõpuks sinna kohale jõudsime, see oli ülikeeruline aeg. Juba lihtsalt sellepärast, et kõik need reeglid ja piirangud ja muu see. Aga ka meie suhted sellel perioodil olid, ma ei saa teisiti kuidagi öelda, pingestunud. Me olime just lahkunud Kesk-Ida-Euroopa formaadist, nii-öelda 16+1 Hiina, ühelt poolt siis 16 Ida ja Kesk-Euroopa riiki teiselt poolt lahkusime kohe ka tee ja vöönd initsiatiivist, Belt Road Initiative, mõlemad on ju Hiina riigipea Xi Jinpingi isiklikud algatused. Et kindlasti võib väita nii, et meie suhted olid sel hetkel üsnagi jäised, ega mind see Hiina välisministeeriumis keegi näha ei tahtnud. Aga diplomaadi töö on suhted lahti sulatada nii palju, et me saaksime omavahel ratsionaalselt, konstruktiivselt suhelda, mõtteid vahetada, isegi kui me ei leia ka eriarvamusi, mida meil on teatavasti kuhjadega esitada, aga teha seda lugupidavalt ja vastastikku austavalt. Et see kõik juhtus. Mul on hea meel, et meil igal aastal õnnestus ikkagi üha kõrgema taseme visiit Hiina sisse tuua. Ega see Hiinas käimine, kõige populaarsem asi ka ju tänasel päeval ei ole, et siin on olnud aegu, kus saatkond ei jõua ära teenindada kõiki neid delegatsioone, mis sisse tulevad, ega need on juba ammustel aegadel toimunud asjad. Et lihtsalt, et me saaksime uuesti Hiinaga jutu peale rääkima ja seda kõike õnnestus teha. See ei tulnud kergelt, aga tuli ja ma ütleks, täna meil on ikkagi suhe, et meil on kontaktid, me saame rääkida, me helistame, siis toru võetakse, kui me kirjutame, siis sellele vastatakse, et see jää õnnestus selles mõttes, või see õnnestus lahti muukida, ütleme see. Hiina müüri sai väike pragu ikka sisse. No vaadates seda su isiklikku tempokat suve nende 2 ametikoha vahel, kuidas õnnestus sinna mahutada ka järjekordne uhutuur? Ma saan aru, et see on midagi sellist, millest sa ei tahtnud loobuda ei siis, kui sa olid kaitseminister, ega ka praeguse tempoka elu jooksul. No see projekt algas meil 2002. aastal, ehk siis juba 24 aastat tagasi. Ja seni on meil õnnestunud ikkagi 4-aastase intervalliga. Võib-olla televaatajales ka, et iga kord, kui on jalgpalli MM, siis on üldiselt uhutuur väljas. Nii ka seekord, et iga 4 aasta tagant etapp edasi, see oli 7. juba. 3 tükki peaks veel olema, et ma kindlasti tahaks, et me jõuaksime ühel päeval sinna, kust me alustasime. Ehk nagu Priit Pärnalikult, et maakera ongi tõepoolest ümmargune. Et kunagi oli mingi selline multifilm. Et alustasime Ulaanbaatarist ja tahaks sinna tagasi jõuda. Muidugi mina teen selle poiste jaoks palju raskemaks. Et on olnud 2 korda nüüd, kui ma olin Kuressaare linnapea ja nüüd, kui ma olen suursaadik, kus ma lihtsalt ei ole saanud osaleda tervel väljasõidul. Et kunagi oli 4 kuud, tundus nagu selline okei, et lähme teeme ära. Aega oli, nüüd enam ei ole ja üha vähem on, aga koerad auguvad, karavan ikkagi liigub õnneks edasi, et poisid läbisid Austraalia ja jõudsid välja Ida-Timorisse ja siis Indoneesiasse. Ehk siis see on, kust me tahaks umbes 4 aasta perspektiivis jälle edasi liikuda. See on, ma arvan, elukestev projekt ja ma arvan ju ülikihvt, kui me suudame seda kõike dokumenteerida, iseenda muutumist, maailma muutumist, kogu selle aja jooksul, et me oleme ikka käinud 30 riigis jalgratastega ja ma ütleks ka isiklikult inimesena, diplomaadina näiteks või jumala eest, kui saatus nii tahab presidendina, see annab nii palju maailma tunnetust juurde.
olles käinud ja reisinud sellistes riikides niimoodi. Ja ma kohtun ju kogu aeg inimestega, kes on ikkagi iga riigi mingisugune eliit. Diplomaatiline eliit, poliitiline eliit. Ja kui ma neile räägin lugusid nende enda riikidest, siis nad vaatavad pärast mind teistmoodi. See on wow. Et see inimene teab, tunneb, on kogenud. Tegelikult see on täiesti omaette väärtus. Ma ütlen, seda saab ka töiselt väga hästi ära kasutada. Et sul on selline personaalne kogemus. Ma ei tea, vahet ei ole, kas on Afganistan, Bangladesh, Boliivia või Tansaania. Et tegelikult see läheb inimestele korda. Ja mina tahan kindlasti, et me võiduka lõpuni väntaksime ja siis aastal 2030 midagi Ulaanbaataris korgiks midagi lahti ja siis tähistaks ikka väärikalt. Kui te kunagi alustasite, no ei saa ju salata, te olite teised inimesed. Sa ütlesid ise ka, inimesed muutuvad, saavad vanemaks, teil on erinevad tegevused. Isegi formaat võib natuke muutuda. Isegi formaat võib muutuda, mis võib ka rattasõidu teha keeruliseks. No, aga ikkagi, et kuidas nüüd, kui te olete teised inimesed, kuidas see keemia klapib? Ma oskaks seda teistmoodi selgitada, kui et mingisugune vana bänd saab kokku. Vahepeal oli tükk aega mänginud, 4 aastat. Näpud on võib-olla pisut roostes alguses. Aga mingi paari päevaga loksuvad asjad täiesti paika. Me oleme ikkagi nii kogenud tiim tegelikult. Et isegi kui on inimesi, Mart näiteks, kellega ma üle Atlandi sõutsin või Liivo, kes on meil kaameramees olnud ka muudel asjadel Atlandil näiteks, või seal Atlandi projektis. Et ju kohtun sagedamini, Daniiliga vähem või Liivoga või teistega, aga me tunneme teineteist nii kaua. Ma olen ju osadega nendest, ma arvan, tublisti, võib-olla 1,5 aastat oma elust olnud jalgrattamatkal kusagil kõige kentsakamates kohtades, eks. Me oleme nii palju kogenud koos. Ja ma ütlen, seal, kus pooleli jätkad lihtsalt, pooleli jätsid, sealt jätkad. Et inimestena, ma ei teagi, ma arvan olemuslikult, eks, see selline poisiliku uljust võib-olla natukene vähemaks jäänud. Ja ega õhtused istungid ka enam nii pikaks ei lähe, et otse ratta selga. Aga see keemia, mis meie vahel on, eks, et see on ikkagi täpselt samasugune, ma arvan. Et inimestena mul on hea meel, et me oleme suutnud vahel ka keerulistel hetkedel, eks seda kamraadlust ja sõbrasuhet jätkata ja ma loodan, et nii see jääb, kuni me teineteise haudadel käime. Esmaspäeval siis pakite kogu perega seekord asjad kokku ja lapsed ja kõik tulevad kaasa, et sõita USA-sse. Jah, nii see on. Et praegu mõtlema hakkan ma viimase 2-3 nädala jooksul on seda planeeti ühte ja teistpidi juba nagu läbitud, eks. Austraaliast Eestisse, Eestist Hiina, Hiinast Ameerikasse, Ameerikast tagasi Eestisse Saaremaale. Ja nüüd jälle, et üle Atlandi ja ma pean ju veel kohe ka tagasi tulema, et me osad oma asjad oleme juba ette saatnud, osad võtame veel siit Eestist kaasa ja ega lapsed ja kõik on juba sellega ausalt öelda väga harjunud. Et muidugi meie alla 3-aastane plikaaegst, ta teab, et me läheme Washingtoni, mis see täpselt tähendab, ta ju ei tea. Aga teised saavad aru, mis toimub, kuhu lähevad ja kõigil on nagu ootused ja põnevus on, ütleme ikkagi juba kodus üleval, et mismoodi see uus elu olema saab. Natuke stressirohke on see ikka ka, muidugi peab ütlema. Et rahvusvaheline kool on rahvusvaheline kool? Ja kui me Hiina läksime, ega meie lapsed ei osanud ju keegi inglise keelt. Hommikul läksime kooli, siis, et kui ma tahan pissile, mis ma ütlen, kui ma tahan juua, mis ma ütlen, siis harjutasime. Täna nad on oma olemuselt tõsised saarlased, aga väga rahvusvahelised inimesed. Et harjunud kõigega, muuhulgas ka uute inimestega ja siis uute olukordadega. Ja rahvusvaheline kool, mõistagi, et Eesti kooli Washingtonis ei ole. Millest mul personaalselt küll ma mõtleks sellise saadikutöö negatiivse poole peale. Et ega ma ei taha oma lastest kasvatada mingeid välismaa lapsi. Et nad peaksid ka saama kindlasti Eestis koolis käia ja nii. Kuna me siin 2 stuudios oleme, siis ma võin öelda, et ikkagi üks meie lastest, kui ma ütlesin, et nüüd on Ameerikasse minek, hakkas puhkes nutma. Ma ei saagi üldse kunagi Eestis koolis käia. Et see on see negatiivne külg asjadest, et seda Eesti
seda me peame ka ikkagi suutma hoida ja säilitada ja sundida lapsi lugema eesti keeles raamatut ja kõike seda, eks, et kui neil on juba lihtsam mingis muus keeles, et see nõuab omajagu pühendumust ja pingutamist, aga kindlasti me ei taha tulla sealt tagasi ei Hiina ega Ameerika lastega, vaid tahame tulla tagasi ikkagi Eesti lastega. Hannes Hanso, aitäh tulemast Postimehe saatesse. Ulla, meeldib nagu alati, aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.